kaua oled kannatanud, mu armas õitsev Eesti isamaa. Su priiust mahtnud võõras vägivald on lasta sajad oma karmi käega. Nii kaua oled kannatanud, mu armas õitsev Eesti isamaa. Su priiust mahtnud võõras vägivald on lasta sajad oma karmi käega. Nüüd jälle priius loitma lööb ja ärganud vappermehed. Su rahva poege südameis, kui oli esiisadel. Nüüd jälle priius loitma lööb ja ärganud vappermehed. Su rahva poege südameis, kui oli esiisadel. Nõuda õigust tahavad, seks võitlema kõik tõttavad. Ja särama saab ilma seest, su nimi hiilgas valguses. Nõuda õigust tahavad, seks võitlema kõik tõttavad. Ja särama saab ilma seest, su nimi hiilgas valguses. Nii kaua oled kannatanud, mu armas õitsev Eesti isamaa. Su priiust mahtnud võõras vägivald on lasta sajad oma karmi käega. Nii kaua oled kannatanud, mu armas õitsev Eesti isamaa. Su priiust mahtnud võõras vägivald on lasta sajad oma karmi käega.
Eesti Leegioni sõprade klubi rivistuga. Härra esimees, Eesti Leegioni sõprade klubi on üles rivistatud. Eesti Leegioni sõprade klubi kõlab Eestimaa, mu isamaa. Kui sul armas oled sa, rannad torritud, et ta viib see tammepuud, siiski hüüavad muule, Eestimaa sul annan suud, Eestimaa sul annan suud, Eesti vaprad vanemaad vaimu vallast vaatavad ja seal paistvad pärlikroonid, võidulaulud nende suus. Kojas muumiklikud kroonid, kuldsed kanded palmipuus, kuldsed kanded palmipuus. Eestimaa su mehe meel pole mitte surnud veel, nõuab surga rohket lõikust suure sõjakääraga. Truiks jääme isamaale, viimsed vered tilgani, viimsed vered tilgani. Eesti Leegioni sõprade klubi Mõõgale vaat. Eesti Leegioni sõprade klubi ja kõik teised kangelaste mälestuseks vaikuse hetk. Eesti Leegioni sõprade klubi. Veri ja au! Minu au on truudus. Ma tänan. Lugupeetud aatekaaslased, soovin teid kõiki esmalt tänada kohale tulemise eest. Esivanemate mälestamine on auasi ning ühe endast lugupidava rahva kohustus. Minult on korduvalt küsitud, miks ei osale meie klubi juuli lõpus oleval Sinimägede aastapäeva memoriaalil, siinsamas pühas kohas. Kindlasti on sama küsimus ka mõnel teie seast. Kui kunagi aastaid tagasi, kui võim siin riigis ei olnud veel niivõrd lääne niitid otsas ning rahva mälus oli läbi elus olevate veteranide veel rasked ajad ja vabaduse kõrge hind meeles, kihas see mägi eestlastest ja naaberrahvastest, kes tõesti võtsid seda üritust südamega. Paraku aga ei läinud palju aega mööda, kui hakati seda üritust siseriiklikult õõnestama, sest meie sõbrad läänes ju endiselt ei mõista, et meie jaoks oli Saksa vormis sõdimine ainuke viis hoida tegelikku vaenlast kodumaa pinnast eemal. Kuna suurde Euroopa rahvaste perre kuulumisel on alati olnud oma varjatud hind, siis tuli ka seda maksta ning ma julgen öelda, et selleks hinnaks oli rahvuslikust identiteedist ja väärikusest ajapikku loobumine.
Selle tõttu ongi aastate 5 või enam tsenseeritud selle ürituse tõelist olemist. Kui eelmise sajandi lõpus seisid siin kivide juures valves leegioni mundris mehed, MP40 käes ning raudristid rinnas, siis tänavu juulis ei lastud enam isegi raudristi lintidega mehi mäele ning lausa trahviti kõiki, kes julgesid kanda pilte mõnest Eesti või Saksa sõjamehest, SS-i ruune või Saksa aumärke, mida meie poisid oma vapruse ja vahvuse eest lahingutes välja teenisid. Kui lahingu aastapäeva kõned sisaldasid varasemalt lugu idavaenlase koledustest rindel meie sõdurite ja tagalas meie tsiviilelanike vastu, siis täna räägivad nad sellest, et tähtis on andestada ja edasi liikuda ning et varasemate põlvede eluviisi ülistamine ja säilitamine oli tagurlik äärmuslus. Varasemalt kostsid kõnede lõpus üleskutset kanda endas oma esivanemate võitlusvaimu ja pidada meeles, et ainsana meie vabaduse eest seisma oleme ise. Ning et mitte unustada, et meie suured liitlased on tegelikult meid juba korra reetnud selles samas sõjas 80 aastat tagasi. Praegu aga on sellest rääkimine täielik tabu, põhjustatud soovmõtlemisest, et suurriigid ennast ei muutnud ning et ajalugu ei kordu. Jah, ma usun, et neid argumente toetades te mõistate, et juulis toimuv üritus on täielikult kaaperdatud inimeste poolt, kes küll lehvitavad Eesti lippu ja peavad end patriootideks, kuid nende tegevused siin paraku eelmainitud ideaalidele ei vasta. Nende meeste eesmärgiks on kahjuks kogu see tõene mälestus sellest ajaloost, meie ajaloost jäädavalt kustutada ning asendada see rohkem tänapäevase poliitkorrektsema ajaloo käsitlusega. Ja nii paraku ikka ja jälle ka muudes valdkondades. Meie klubi aga selle programmiga kaasa ei lähe. Vastupidi, me seisame selle vastu, korraldades oma üritust täna, siin, Eesti Leegioni loomise aastapäeval, selles vaimus, nagu ta oli siis, kui siin legendaarses lahingupaigas eestlaste enda kord maksis. Ja nõnda iga aasta, kuniks kas või üks meist siia kohale tuleb. Sissejuhatuse lõpetuseks loen teile lõigu eest väga tähtsast dokumendist, mis igal eestlasel öökabi sahtlis peaks olema. Leian, et need read on meist paljud unustanud ning vajavad meelde tuletust tulevaste raskete aegade tarvis. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatuslikku vastupanu. Eesti Vabariigi põhiseadus, paragrahv 54. Koos oleme tugevad. Ma tänan. Eesti eest. Järgmisena ma palun kõnelema Eesti Leegioni sõprade klubi auliikme ja endise jäägrikompanii ülema Jaak Mosina. Palun, Jaak. Võin teile öelda üht. Eesti Leegioni ja seal teenivad Eesti mehed päästsid teises maailmasõjas Eesti sõduri au. Kui ei oleks olnud Eesti Leegionääre, ma ei tea, mis siis saanud oleks. Eesti Leegionäärid tööstasid teise maailmasõja rinnetel nii paljudes riikides, et nad on väärt sõdurid. Ja kui nendel meestel oleks lastud sõdida 40. aastal, ma usun seda, et me isegi seda sõda võib-olla ei oleks kaotanud. Tänapäeval ei taheta midagi teada nendest meestest, kes teises maailmas sõdisid Eesti Vabariigi suveräänsuse eest, olgugi, et nad kandsid teist mundrit. Lihtsalt teist võimalust ei olnud. Saksamaa andis meile varustuse, Saksamaa andis meile relvastuse, me saime esmaklassilise väljaõppe ja tänu sellele me sõdisime oma igipõlise vaenlase vastu. Täna see kõik on unustatud. See on väga kahju.
Eesti Leegioni sõprade klubi loodi just selleks, et jäädvustada nende Eesti sõjameeste vaprust, nende ajaloolist missiooni, nende ühesõnaga, kuidas teile öelda, et nad üldse olemas olid. Meil on tänapäeval väga hea. Me oleme uhked nende üle ja me kanname edasi neid aateid, mille eest nemad relva kätte võtsid ja surma läksid. Ma tänan teid. Aitäh! Järgmisena palun ma kõnelema Riigikogu liikme Kalle Grünthali. Head siinviibijad, praegu just Jaak Mosin rääkis sellest, mis oli. Paar sõna natukene ajaloost ja mis meid võib-olla ootab ees. Öeldakse niimoodi, et ajalool on kombeks korduda. Natuke teises võtmes, kuid elu annab meile võimaluse teha sellest õppetunnist järeldused. Aastatel 1939, kui nüüd õieti mäletan, siis Hitleri Saksamaa ja Nõukogude Liit sõlmisid mittekallaletungi lepingu ja jaotasid ära mõjusfäärid. Eesti pidi jääma Venemaa mõjutsooni. Teherani konverents, seal juba suurriikide juhid jagasid ära samuti mõjusfäärid. Eesti jäeti Nõukogude Liidu koosseisu. Ehk siis, nii nagu sa ütlesid, meie liitlased on meid maha mänginud. Ja kui me praegu vaatame praegust olukorda, siis tundub see kõik korduvat jälle. Globalistid räägivad sellest, et õnnelik oled sa siis, kui sul mitte midagi ei ole. Mina ei nõustu sellega. Mina olen õnnelik siis, kui ma elan vabal Eestimaal ja mul on olemas kõik see, mida ma vajan. Ja vaadates neid protsesse, siis, mida globalistid praegu tekitavad, siis kultiveeritakse hirmu, erinevaid tülisid erinevate gruppide, inimgruppide vahel, samuti ka rahvuste vahel, siis ongi see nende eesmärk, et midagi on toimumas. Mis on toimumas? Pean tunnistama, ma ei ole sellest aru saanud. Aga ühes asjas ma olen veendunud, et Venemaa ja Ukraina sõda on osa sellest protsessist. Meil on olnud ligi 30 aastat aega valmistuda sõjaks, mis võib tulla kuskilt ida poolt. Mis me teinud oleme? See armuaeg, mis meil on antud, põhimõtteliselt ei ole midagi teinud. Meil puudub keskmaa õhutõrje, meil ei ole rannakaitset. Andsime ära oma suurtükiväe Ukrainasse, andsime ära 2 korda tankitõrjerelvastust, muidugi seda on vaja teha, aga me oleme ise praegu tühjade taskutega peaaegu. Vaat see on probleem. Ja kui nüüd tulla tagasi selle sama Eesti meeste juurde, kes siin valasid verd ja küll hea väljaõppega, aga nad ja väiksearvuliselt nad panid selle venelaste pealetungi seisma. Ma ei tea, aga mulle tundub, et ühel hetkel me peame käituma täpselt samamoodi, sest ennast sõjaprintsessiks nimetav naine ütles ju niimoodi, et 180 päeva pärast tullakse Eestit päästma.
mis saab siis, kui siit 2 korda sõjarull üle käib? Ainult varemed. Meil ei ole muud varianti, kui käituda Eesti Leegioni meeste sarnaselt, võidelda selle eest, et Eesti oleks vaba, sest põhiseaduse järgi on Eesti iseseisev ja sõltumatu riik. Me peame selleks valmistuma, me peame alustama treeninguid selleks, et kes veel ei käi kuskil, et saada vastav väljaõppe, nii nagu seda tehti 40. aastatel Eesti sõduritega. Ja mul ei olegi muud öelda, veri ja au, elagu Eesti! Aitäh härra Grünthalile. Järgmisena ma paluks kõne pidama meie klubi, Vennasklubi juhi Lätist, Kundars Kalve. Palun, Kundars. Angelas Rahvas 80 gadi atpakaļ dzima vienos kaujas spējīgākajām frontes vienībām Igauņu grenadieru 20. Waffen-SS divīzijā. 80 aasta eest sündis üks kõige tugevamaid ja võimsamaid sõjaüksusi grenadidivisioon. Kopš tā laika ir mainījies daudz kas. Sellest ajast on muutunud küllaltki palju. Izņemot vienu, tas ir mūsu kopējais ienaidnieks. Välja arvatud ühte, see on meie ühine vaenlane. Tā ir asiņainā impēriskā Krievija un Krievu nācija, kura grib sabradāt visas mazākās nācijas ap sevi. See on verine Vene rahvus või rahvusriik, kes tahab allutada enda alla kõiki teisi väiksemaid riiki ja rahvuseid. Lai gan šodien virs mums spīd skaista saulīte un zilas debesis, netālu no mums ir atvērta Krieviem jauna fronte. Vaatamata sellele, et täna on meie kohal ere päike ja kõik on rahulik, mitte kaugel meist on avatud uus rinne. Man ir tas gods un lepnums no februāra sākuma 4 mēneši būt kopā ar Ukrainas brīvības cīnītājiem viņu un mūsu kopējā karā. Mul on au ja võimalus olnud 4 kuud alates sõja algusest olla koos ukrainlastega nende võitluses verise vaenlase vastu. Dienot ārzemju leģionā man būtu grūti nosaukt tās tautas, kuras nekaro pret Krieviju. Ühises välismaa leegionis mul oleks raske nimetada neid rahvuseid, kelle esendajaid ei ole meie võitlusvägedes. Un īpaši prieks atrasties vienā vienībā kopā ar saviem tuvākiem brāļiem, igauņiem un lietuviešiem. Eriti suur rõõm on mul olla ühes sõjaväeüksuses koos oma rahvusvendadega, eestlaste ja leedulastega. Es nedaudz pievērsīšu uzmanību tiem karogiem, zem kuriem cīnas mūsu igauņu, latviešu un lietuviešu zēni. Ma tahaksin pöörata teie või paluda teie tähelepanu nendele lipudele, mille all võitlevad Eesti ja Läti ja Leedu mehed. Tas ir sarkan melnais labajā sektora karogs un melnais Karpatskasiņš mūsu bataljona karogs. Vasakpool punane ja must on parima sektori või parempoolse sektori lipp ja paremal pool sellest on meie bataljoni lipp. Es domāju, ka igauņu leģionāri un latviešu leģionāri izjūt arī savā ziņā lepnumu, ka pēc tik ilga laika jaunā paudze sacēlusies pret lielo ienaidnieku Krieviju. Ma tunnen uhkust selle üle, et nii Läti kui Eesti noorem põlv on tõusnud üles meie ühise vaenlaste vastu, Venemaa vastu. Un ja kāds saka, ka ļoti labi, ja karš beigtos rīt,
Es saku, ka nē, karam ir jāturpinās ļoti ilgi. Kui keegi ütleb, et sõda peab lõppema homme, siis on vale. Mina väidan, et sõda peab kestma kaua. Jo tikai tā mēs varēsim iznīcināt iespējami vairāk okupantu un impērisko asiņu. Ainult sellel teel, ainult selle viisi me saame hävitada võimalikult rohkem Vene impeeriumi pooldeid ja valada nende verd. Un tajā pat laikā es visiem novēlu šādas pašas saulainas debesis kā šodien un mieru mūsu zemē, bet jāsaprot to, ka visu smagumu šobrīd iznes Ukraina, arī mūsu vietā. Samas ma soovin teile kõigile, et oleks alati päiksepaisteline taevas meie kohal, kuid peame mõistma, et kogu võitluse raskust praegu meie eest kannab Ukraina. Paldies visiem un cīņais veiks! Aitäh kõigile ja võitluseks olge valmis! Aitäh Kundarsile ja aitäh ka Läti kamraadidele siia kohale tulemast. Järgmisena paluksime lavale Põliseestlaste Rahvaerakonna juhatuse liikme Elis Osa. Tere, head kamraadid ja kaasteelised! Rõõm on näha teid siin tähistamas Eesti Leegioni asutamise 80. aastapäeva. Rõõm on näha, et teid on täna siin aukartust äratav hulk ja et ka taevataat on meid ilmaga õnnistanud. Kuna ma ei ole just parim kõnemees, siis ma võtan omale õiguse ettevalmistatud kõnepaberit maha lugeda. Me elame siin vaesel maapinnal, mille tegid valmis eestlased eestlaste jaoks. See on eestlaste riik. Kõik teised on siin paratamatult külalised. Ka Eesti Leegioni mehed, kellest paljud jätsid oma elu punavõimu vastu sõdides, võitlesid eeskätt eestlaste maa ja vabaduse eest. Täna elame riigis, kus põliseestlaste protsent siinse elanikkonna hulgas hirmuäratava kiirusega kahaneb. Kodanike puudust meil ei ole. Võib ju kodanikuks saada igaüks, sõltumata päritolust, nahavärvist või kultuurilisest taustast. Me uskusime naiivselt, et laulsime ennast vabaks ja iseseisvaks. Tegelikkuses on viimased aastakümned võimu juures olnud poliitmafia oluliselt kiiremas tempos suutnud eestlust hävitada, kui seda suudeti kogu nõukogude perioodi vältel. Kas kodanik kaitseb põliseestlasi ja nende väärtusi? Reaalsuses näeme, et kodanikkonna ja nende nii-öelda eliidi eestvedamisel toimub arvulage globaliseerumine. Nende jaoks on kõik meie inimesed. Ka meie kaunis triikoloor on langenud avalikus ruumis ning riigiasutustes väga tugeva surve alla. Algul püüti meie sinimustvalget marginaliseerida kõikvõimalikes kohtades Euroopa tähelipuga, millele lisandus sõja puhkemise järel sinikollane Ukraina lipp. Kahjuks on kõik tänased erakonnad valmis kodaniku häälte nimel neile põliseestlaste huvide arvelt järeleandmisi tegema, mis on oma maa peremeestele vastu võetamatu. Kujunenud olukord tingis ka vajaduse Põliseestlaste Rahvaerakonna asutamiseks. Põliseestlaste Rahvaerakond lähtub mööndusteta oma programmiliste eesmärkide saavutamisel Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas kirja pandust. Põliseestlaste Rahvaerakond on ka programmiliseks eesmärgiks seadnud riiklikul tasandil Eesti Leegioni au sisse tõstmist. Tsiteerin. Riiklikult tunnustatakse ja tõstetakse ausse ajaloo jooksul Eesti Vabariigi eest sõdinud ning verd valanud kodanikud, sõltumata sellest, kas ja millist mundrit nad on kandnud või millise riigi sõjaväe koosseisus nad Eesti Vabariigi eest sõdisid. Eriti 20. Eesti Rahvagrenaderi diviisi sõdureid, kes võitlesid Eesti kaitselahingudes. Tuginedes eeldule, kutsun üles kõiki, kes soovivad, et Eestimaal jääks kestma Eesti rahvus, keel ja kultuur, liituma Põliseestlaste Rahvaerakonna. Ja neile, kes kukuvad alama,
et me lõhume ja killustame EKRE-t, ütlen otse. Pangem siljad kokku, selmet teineteisele kõrri karata, tehkem koostööd. Nii kurb, kui see ka pole, kuid kui rahvusmeelsed jõud ei ole võimelised koostööd tegema, on Eesti rahvas määratud välja suremisel. Oleme seisus, kus taganeda pole kahjuks enam kuhu. Langetame hetkeks pea kõigi nende meeste ja naiste mälestuseks, kes on langenud Eesti Vabariigi eest. Ja edaspidi püüdkem teha kõik enesest sõltub, et juhul, kui nad meid kusagil pilvepiirilt jälgivad, ei peaks nad enda ohvriks toomist valusalt kahetsema. Aitäh! Aitäh Tõnisele! Järgmiseks kõnelejaks palun Europarlamendi liikme Jaak Madissoni. Aitäh, Martin. Mul on rõõm olla taas Sinimägedes, siin tuleb eemalt rääkida, et väga siin krabisema ei hakka. Igastahes, täna on küll päev varem 80 aasta möödumisest, kui ametlikult anti luba Saksa ülemvalitsuse poolt moodustada Eesti sõjaväeüksus võitlemaks Punaarmeega. Ma arvan, et nii nagu traditsiooniks olnud siin laupäeviti kohtuda, siis see päev on väga õigesti valitud. Vanajumal on andnud väga ilma meil viimased suvepäevad ja küllap seega märk, et meenutatakse õiget asja. Kui vaata ajalugu, siis esiteks tuleb mainida seda, et aastal 1942 parem mikrofon tuleb mõnest. Aastal 1942 ei olnud väga palju Eesti meestel valikuid. Sul oli põhimõtteliselt 4 valikut. Esimene variant, põgeneda metsa. Teine variant, proovida saada soomepoisiks. 3. variant, minna venelaste poolele. 4. variant, minna Eesti eest, Saksa mundris sõdima Eesti vabaduse eest. 1940 oli meil selge, mis toob endaga kaasa Nõukogude okupatsioon. Selles on küsimuski, et see toob kaasa vägistamisi, tapmisi, küüditamisi, massimõrvu ja Eesti rahva hävitamist. Siis kuigi 20 aastat varem ei olnud just sakslased väga heas nimekirjas Eestis, kui meenutame aastat 1919, siis selle 20 aasta jooksul suudeti isegi need õudused sakslastega unustada, sest need kõik ahvatusid venelaste kõrval. Ja seetõttu täna rääkida sellest, nagu vahel üritatakse väita ka Euroopas laiemalt, eriti Lääne-Euroopas, et eestlased olid justkui natsid, sest kandsid Saksa mundrit. Ja esiteks on rumal ja teiseks see on vaenulik. See on vaenulik meie enda rahva suhtes, meie enda vanaisade suhtes. Minu vanaisa oli ka Eesti reegionis, sest sealt käis läbi kokku 3 aasta jooksul umbes 70 000 Eesti meest. Umbes 70 000 Eesti meest võitles 3 aasta jooksul Eesti leegioni mundris Eesti vabaduse eest. Ehk see tähendab seda, et peaaegu meil kõigil on oma esiisad, oma perekonnaliikmed, kes käisid Eesti leegionist läbi. Teine asi, mida ei meenutata väga tihti, aga peaks meenutama, on see, et 1944. aasta hilissuvel, august-september, oli võimalik umbes 80 000 eestlaselt põgeneda ainult tänu sellele, et selles samas piirkonnas suutsid Eesti väed, küll Eesti leegioni mundris, hoida tagasi punamõrtsukaid. Ainult tänu sellele, et 2 kuu jooksul suudeti hoida rinnet, oli võimalus 80 000 eestlasel põgeneda ja järgmise 50 aasta jooksul elus hoida Eesti kultuuri, Eesti ajalugu, meie keelt, kas Rootsis, Austraalias, Ameerikas, Kanadas. Ja see on ka tegelikult koputus südametunnistusele kõigile nendele eestlastele, kelle vanavanemad põgenesid 44. aasta hilissuvel läände ja need lapselapsed, kes on täna saanud sündida läänes ja kõik need lapselapsed, kes hakkavad täna rääkima sellest, kuidas eestlased sõdisid justkui vales mundris,
siis nad peaksid olema väga tänulikud, et nad sõdisid. Tänu sellele oli neil võimalik sündida kuskil Ameerikas, kuskil Rootsis või Austraalias. Kui poleks olnud neid sõdureid, umbes 70 000 meest 3 aasta jooksul, oleks nad parimal juhul elus okupeeritud Eestis, kehvemal juhul surnud Siberis või saanud vägistatud. Ehk seda tuleb alati meeles hoida, et mis oli see panus, mida andsid Eesti Leegioni mundris sõdinud Eesti mehed. 3 aasta jooksul, aga eriti 44. aasta hilissuvel. Panus oli see, et täna saavad õitseda Eesti rahvusüksused üle maailma. See oli see suurim panus. Ja lõpetuseks 2 asja. Meile meenib meenutada hästi palju sõjaveterane, kes kõik on sõdinud Eesti eest. Iga aastal on suur kampaania, siniline kampaania. Aneme sinile rinda, annetame 2 eurot. See läheb Eesti sõjaveteranidele, kes on kaotanud kas oma tervise, või see läheb lähedastele, kes on kaotanud oma perekonnaliikme sõdurina, kas Afganistanis või Iraagis või mujal missioonil. Aga see, mis kõige rohkem võib-olla vihale ajab, mitte ainult mind, vaid ma arvan enamus meid kõiki siin, on see, et kui hakatakse rääkima nendest 70 000 eestlasest, kes sõdisid küll võõrriigi mundris, aga Eesti eest, sest muud varianti tollal ei olnud, siis nemad on just unustatud. Neid me ei meenuta, eelkõige sellepärast, et kuidas keegi meid vaatab, kuidas keegi selle peale ütleb, kuidas keegi hakkab kommenteerima, et ikka nii sobib. Kas ikka sobib panna mingisugust monumenti üles Lihulasse? Äkki sakslastele ei meeldi? Äkki prantslastele ei meeldi? Aga lõpuks, miks meid peab huvitama endiste natside arvamus? Miks me peab huvitama prantslaste arvamus, kes andsid esimestel päevadel alla Saksa vägedele? Miks peab huvitama ameeriklaste arvamus, kes samuti müüsid neid maha 45. aastal? Ja nüüd me kõik kummardame, mõtleme, kuidas meid küll vaadatakse, kui me ütleme, et 70 000 Eesti mees 3 aasta jooksul sõdisid ei Saksamaa eest, ei Hitleri eest, vaid Eesti eest. Sest vaenlane oli õige. Sest see meenutab ühte väga tsitaati, mida ütles katoliku õpetaja, kirjanik, tänaseks küll lahkunud Vello Salu, sündinud Endel Vaher. Munder võis küll vale olla, aga vaenlane oli õige. Ja täpselt nii oligi. Munder võis küll olla see, mis ta kätte sattus. Ei mänginud vahet. Vahet ei olnud, kes andis üle kuulipilduri. Kui see kuulipildur võttis maha punaseid, siis samades sinimägedes ei järelikult oli õige asi. Ja see paneb kohustuse ka meile kõigile täna. Ei tasu arvata, et need sõjad on möödunud ja ajalugu. Sõjad jäävad kestma aegade lõpuni. Meie riik, kus elab alla 1 miljoni eestlase, riik, kus elab iga 4, tänaseks juba peaaegu iga 3, on mitte eestikeelne, sest meil ei ole seda mugavust, nagu mõnel suurriigil arvata, et küll me siin kestame igavesti. Meil pole põhjust arvata, et kui meie keel on olnud 10 000 aastat elus Euroopas, siis ta püsib ka teise 10 000 aastat. Ei. Nii kui ühel vaenulikul riigil on tahtmist ja motivatsiooni hakata meid hävitama, siis seda võimalust nad kasutavad. Kui me ise ei ole valmistunud ja kui me ise vastu ei hakka. Seetõttu, nagu eelkõneled on siin juba üles kutsunud, siis igal inimesel peaks olema kohustus olla näiteks Kaitseliidu liige, käia koolitustel, mõelda, et kuidas oma perekonda kaitsta, mis on tal kodus olemas, kui tuleb kriis, kui elekter kaob ära, kui enam vett ei tule kraanist, kuidas hakkama saada, kuidas jätku jääda. Ja ma arvan, et see on iga inimese kohustus. See ei ole valitsuse kohustus, see ei ole Riigikogu kohustus, see on iga inimese enda vastutus ja kohustus anda enda panus selleks, et Eesti kestaks. Sõltumata valitsusest, sõltumata sellest, kas see on Riigikogu punased, eurolipitsejad või niisama muidusööjad. See on meie kõigi kohustus. Seetõttu meenutagem neid mehi, kes surid, täname neid, kes ellu jäid ja mõelgem selle peale, et kunagi see ei korduks ja see kunagi ei kordu, kui me oleme valmistunud sama hästi, nagu olid need 70 000 meest, kes sõdisid Eesti Leegioni Eesti vabaduse eest. Elagu Eesti, aitäh! Ja et mälestada neid leegionääre, siis enne pärgade ja küünalde panemist kõlab leegionääride marss.
kooli sisema kandureööst või rannikul viimase ranna või saarel, kus vihane tormides ööst käis päeval ja ööl meie kandu. Meed tulnud ja moodustanud terases teed, mees mehega sammusi astub ja kõigil on ühine eesmärk ja tee käes relvaga vaenlase vastu. Meil leegion sammub ja kindel on narv, sest kohustus püha me täita. Eesti tulevik, see meie kõigile siit, mille ees tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud käe ja ühiselt kantakse raskust. Küllap vaenlased igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitav vastus. Sinu silmis kord pisaraid nägin mu neid, kui lahkudes hoidsin su käsi. Kord tagasi tulen ja kuivatan neid ja oodates sina ei pääsi. Kuid tahan, et naeratad mul püsti päid, ma naeratan sinule vastu. Kui vaimus mu kõrval sa vaprasti käid, siis rõõmsamad risti astun. Me leegion sammu ja kindel on rühm, sest kohustus püha me täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille ees tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud käe ja ühiselt kantakse raskust. Küllap vaenlased igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitav vastus. Me koodudest ühega ei kaevutsetud, meist iskunud tütred ja pojad. Ent võitleme seni, kui rahvas on kuud ja meie teavad on koju. Kord teostub see kindlasti ühine siis, kõik eestlased kodumaa pinnal. Siis võimukas lauludest ajamas viis, see võitlus on väärinud hinna. Me leegion sammu ja kindel on tarv, sest kohustus püha me täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille ees tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud käe ja ühiselt antakse raskus. Küllap vaenlased igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitav vastus. Aitäh! Ja esimesena paneb pärja Eesti Leegioni sõprade klubi esindus. Kuna on kohal ka meie klubi naabrid ehk siis Läti leegionärid, siis paluks nendel tulla nüüd oma lilli panema. Kohale on tulnud ka Tartu ja Põlva Vabadusvõitlejate Liidu esindajad, et palun teie austav etteaste.
Kuna küünlaid sai vähe ja ka ma näen paljude teie käes küünlaid, siis olge head inimesed. Tulge, asetage oma mälestusküünlad nüüd siia jalale. Tänu teile ja jääme nüüd hingepalvele. Taevane isa, me kummardame sinu ette. Sina tead, kuidas siin surm ja kaduvus tõsiselt meile silma vaatab ning lähedaste kaotusest tekkinud hingehaavad uuesti lahti rebenevad. Ole lähedal, kui üksindus raskelt rõhub ja igatsus langenud kamraadide järele tekitab rahutus. Hoia meid lootusetus eest. Aita võita kartus ja ahistus, kingi südamesse rahu. Tänu sulle kõigi legionäride elu ning nende panuse eest Eesti eest võitlemisel. Tänu nende mälestuste eest, mis soojendavad südant ja on meile julgustuseks. Sa oled meil paljudel lubanud nende austusväärsete meestega kohtuda siin ajas. Aita meil kohata ka üksteist igavikus sinu juures. Aita, et miski ei takistaks meil kuulata nende häid sõnumid teispoolsest ja vastu võtta sinu kutset igavesse ellu. Anna meile meeleparanduse vaimu ja juhi meid, aga anna arukust eriti neile, kes veel ei mõista õigel teel olemist, nii sinu nime pärast kui ka meie au ja truuduse pärast. Sa oled tõotanud, et meie ohkamised pole sinu eest varjul. Sinu sõnale ja armulikkusele lootes me toomegi selle vaikse palve sinu ette. Ole kõigiga, kes on langenud Eesti nimel, aga samuti ole nendega, kes veel siiralt usuvad, et õiglus on võimalik. Et õiglust on võimalik hoida ja saavutada.
ja ma tahan lugeda nendele meestele ühe luuletuse. Puhake paremad pojad, pärjatud olgu te kalm. Kodule olite kaitseks, vallina teras ja mall. Puhake julgemad kotkad, lahingus lõppes te lend. Mälestus jäädav on teile, venda ei unusta vend. Puhake ustavad hinged, haavadest valgunud uim. Aluse andis, et tärkaks õitesse vabadusaim. Võitluse ägedas tules Eestile lunastustund. Haudade põhja teil tänu, kangelasvennad, hea tund. Igavene rahu olgu langenud kangelastel ja igavene valgus paistu nende peale, kes seisid õigluse, au ja truuduse nimel siinsamas Grenaderi mäel rasketes lahingutes. Nad seisid Eesti vabana hoidmise eest. Puhake rahus, head kamraadid, ja olgu muld, mis teid katab teile kerge, olenemata sellest, kus on teie viimne puhkepaik. Jumal on alati teie. Aamen. Meil on au täna esitada ühte lugu, samamoodi vabadussõja hõngulist, et mis 44. aasta juuli lõpu ja augusti alguse lahingud muud olid kui teine vabadussõda. Selle laulu sõnad ja laulu autor on mees nimega Thalberg ja see peaks kõlama nüüd. Mullas üles seal samblaste tekkide all, puhkab eideksel halliksel pojaketal. Oma verega kastis ta armsakest maad, tal muud polnud anda, muud anda ei saanud. Ta tõusis koos teistega kaeviku suust ja kuuldungis läbi tal lihast ja luust. Poisid edasi hüüdis ta verine suu, hetk hiljem viis kaasa ta hingekse tuul. Vabadussõjas, kes korra on käinud, see vabaduse hinda on õieti näinud. Temast iialgi kodumaa reetur ei saa, oma isamaa eest elu anda võib ta. Sõja lõpuks on lõppend, on lahingud läinud, rahusõlmijad kaugelt ja lähedalt käinud. Adrad põldudel selgasid sügavad seal, kuldne rukis ja nisu on väljade peal. On lehmad kui laevad koduniitudel seal ja heinamaal vilguvad rättides pead. Lastelt on kilpid kõik ilmamaa täis, elu ja olu nii muretu näis. Vabadussõjas, kes korra on käinud, see vabaduse hinda on õieti näinud. Temast iialgi kodumaa reetur ei saa, oma isamaa eest elu anda võib ta. Ühel päeval seal jälle see punane tuul, üle väljade pühkis lai irvitus suur. Taludest kuuldus vaid hala ja nutt, üle merede algas kibe kiiresti rutt. Kuid vabadussõjast oli jäänud veel neid, kel tahtmist polnud tallata võõrastelt teid. Nad räästast said relvad ja neelas nad öö, rakkuskätele anti nüüd teistsugust tööd. Vabadussõjas, kes korra
on käinud, see vabaduse hinda on õieti näinud. Temast iialgi kodumaa reetur ei saa, oma isamaa eest elu anda võib ta. Läksid päevad ja aastad, Eesti meestest sai põud. Nad hakklihaks tampis sõja hiiglaslik jõud ja kätte siis saadi ka lõpuks kõik need, kelle jalad ei astunud kurjuse teed. Vabadussõjas, kes korra on käinud, see vabaduse hinda on õieti näinud. Temast iialgi kodumaa reetur ei saa, oma isamaa eest elu anda võib ta. Meil üks leek on veel alles ja sädeme pilv on sellele näha, kel terav on silm. On mehi veel astumas radade peal, oma kodumaad rahvast ei reedanna peal. Meil üks leek on veel alles ja sädeme pilv on sellele näha, kel terav on silm. On mehi veel astumas radade peal, oma kodumaad rahvast ei reedanna peal. Suur tänu teile kõikidele, kes tulid Eesti Leegioni aastapäeva tähistama. Eriti suur tänu muidugi Eesti Leegioni sõprade klubile, kes selle on juba ellu kutsunud ja täna seisame siin teist aastat juba. Või on kolmas juba. Aeg läheb kiiresti. Ma arvan, et siit edasi on head minna Vaivara muuseumisse, seal vaadata, mis on järgi jäänud sellest lahingutandrist, meenutada kamraade ja juba siis igaüks oma radadel. Aitäh teile veel kord, aitäh kõigile, kes vastu pidasid selle kuuma päikese all. Loodetavasti see vabaduse päike valgustab meid ka edaspidi.